Niisiis oleme uues Komatsu T51 buldooseris, kus on juba 3D-süsteem sisse ehitatud. Et siinsamas te näetegi näiteks selle 3D-süsteemi ekraani. Et see 3D-süsteem võimaldab siis teha täppisprojekte ja siis planeerida. Esimese asjana, kui masinasse sisse ronite, siis loomulikult turvavöö. Nii, lülitate masina sisse ja lülitate ekraani sisse. Nii, hakkas tööle. Süsteem loeb, otsib ühendust, parandusandmeid, vaatab, et oleme projektialast väljas. Iga kord, kui te masina uuesti sisse lülitate, siis te peate tegema silindrite lähtestamist. See käib väga lihtsalt. Juhtkangiga, mis buldooseri tera juhib, pead täitma neid juhiseid, mis on ekraani peal. Alguses tõstate saha täiesti lõppu ülesse, võete 2 sekundit, siis keerate vasakule, hoiate 2 sekundit ja siis muudate nurka ja toote vasakul nurga enda poole ja hoiate 2 sekundit. Tehtud. No võib tööle hakata. Tööle hakkamiseks esimene asi on loomulikult saha täpsuse kontroll. Te peate veenduma, et need kõrgusandmed, mida masin mõistab, et need langevad kokku projekti kõrgusandmetega. Ja kõige lihtsam on kontrollida mingisuguse reeperi peal, mingisuguse teadaoleva punkti peal või siis kutsuda näiteks härrasmees roveriga, latipoiss. Panete saha ja roveri samasse punkti. Idee on selles, et nii sahk kui rover peavad näitama samu andmeid, samu koordinaate, samu kõrgusi. Kui nad klapivad, siis võib tööd teha. Kui ei klapi, on vaja kalibreerida. Praegu lähemegi masinat täpsust kontrollima, et meil on siin territooriumil üks punkt, kus on kõrgused teada. Minul on siin alal üks punkt, mille kõrguse andmeid ma tean. Ja nüüd ma lähengi buldooseriga selle punkti juurde ning vaatan, kas minu kõrgused klapivad. Seda on vaja teha alati, iga päeva alguses. Allutan tera ühe nurga peale. Olemas. Meil on seal punkti kõrgus tegelikult 38,69 ja siin on tegelikult ka praegu näha, et kõrgus klapib. Aga sellel masinal on selle kõrguse kontrolliks spetsiaalne tööriist olemas. Asendi kontroll. Siin saab valida terapunkti, millega kontrollida. Koordinaadid on ilusti näha. Siin on kõrgus. Et konkreetselt kindel olla, et mingit viga ei ole, siis võibki teha konkreetselt selle punkti mõõdistamise, võib mitu korda teha ja siis kui masinat kalibreeritakse, siis tegelikult sõidetaksegi selle punkti juurde igast asendist ja vaadatakse, et kas ta alati saab samad andmed kätte. Okei, see on meil olemas. Me teame nüüd, et buldooser on täpne ja sellega võib tööd teha. Aga selleks, et buldooser saaks tööd teha, on buldooseril vaja mingisugust plaani. Nagu te näete praegu ekraani peal on ainult buldooser ise, ainult masin, mitte midagi ei ole muid. Näete, kui vahetada vaateid, siis lihtsalt on buldooser keset tühja põldu. Selle jaoks, et tööd teha, on vaja projekti. Siis lähemegi peamenüüsse. Peamenüü saab siit. Võetame projektid. Ja siin on juba mingisugused projektid ees, mis on olnud, 2 demoprojekti. Ja teeme siis uue. Paneme Baltemi hoov. Olemas. See projekti kaust, mis me nüüd tegime, see ongi sisuliselt ainult projekti kaust. See hoiab kõiki projekti tükke, olgu need siis mingisugused punkti andmed, mingisugune mudel, jooned, mida iganes. Et see hoiab kõike ühes koos, ühes siukses ümbrikus, midagi muud see kaust ei tee. Niipea kui me teeme uue projekti, on vaja masinale öelda, et kus see masin asub, et kas ta asub Eestis, mis koordinaatsüsteemis peaks masin tööd tegema ja nii edasi. Selle jaoks
minnakse järgmisesse punkti, juhtimine. Siin avaneb vaade, kus tegelikult meid huvitavad just koordinaatsüsteem ja projektsioon. Nii, koordinaatsüsteem, näete, siin ei ole mitte mingisugust koordinaatsüsteemi ja siin ei ole ka mingisugust geoidi, neid on vaja määrata. Nii, alguses määrame geoidi. Geoididega tuleb olla hästi ettevaatlik, te peate kindlalt teadma, kummas geoidis on teie konkreetne projekt tehtud. Seetõttu, et Eestis on neid hetkel 2. Nende 2 geoidi kõrguse erinevus on umbes 20-30 cm. Ehk siis, kui te valite vale geoidi ja panete oma projekti sisse, siis te võite teha kõiki asju 20-30 cm kõrgemalt või madalamalt. Ja see on loomulikult hästi kulukas. Kasutame antud juhul uuemat. Edasi. Meil on vaja nüüd ära määrata, et me tegelikult kasutame Eesti koordinaadistik. Selle jaoks on vaja minna siia vahele ehte projektsioon, siis globaalsete koordinaatide all on meil ka Eesti. Ütleme Eesti. Kiri, et GPS on lokaliseerimata, kadus ära. Järgmine etapp. Kuigi masin teab nüüd Eesti koordinaate, saab aru, et me oleme Baltemi hoovis, ei ole me masinale öelnud, et missugust pinnageomeetriat me tahame siin saada. Tavaliselt teevad seda just projekteerijad, näiteks AutoCADis ja saadavad andmed siia, siis saab andmed siia USB kaudu sisse panna. Aga kuna hetkel siin hoovis sellist varianti tehtud ei ole, siis me teeme selle pinna ise. Nii, näete, projektipinnad, uus. Võtame lihtsalt lameda tasandipinda. See tähendab lihtsalt tasapinda, lõpmatut tasapinda, mis on kõik ühel kõrgusel. Nii, edasi. Nii, siin ta küsibki, et mis punkti järgi ma peaksin selle tasapinna konstrueerima. Et siin on see koordinaadid ja kõrgus. Masinal on olemas võimalus neid punkte ise mõõta. On tarvis niimoodi vajutada ja näete, ta mõõdab punkti. Antud juhul on see punkt vale, kuna meil on saak kõrgel. Nii et ma liigutan saaka, panen selle saha maha oma reeperi peale, mõõdan uuesti. Kõrgus on õige, lõpeta. Okei. Ja määrame selle hoovi aktiivse pinnale. Tegelikult hetkel ei määra näitan pärast. Nii. Pinnad on meil nüüd olemas, näete, see sama hoov, enne oli siin tühi. Me saame selle värvi muuta, me saame sellega igast huvitavaid asju teha. Ja paneme ta näiteks siniseks. Okei. Edasi, aga näete, midagi ei muutunud siniseks. Ikka on tühi põld. Ükskõik, mis pidi ma vaatan. Aga midagi ei näita, eks ju. Tekkis ainult see üks joon juurde, aga siin seda näha ei ole. Kuna me ei ole valinud aktiivset pinda, valitegi, milline pind ekraanile tekib. Palun vajutasin hoov ja siin minu masin nüüd ongi. Näete, meil on lõpmatu tasapind, mis on mingisuguse kindla kõrgusega. Kui te mingisuguseid teid teete või midagi muud teete, siis loomulikult see geomeetria, mis ta kuvab, on teistsugune. Aga antud juhul tasapinnast meil piisab. Tänane ülesanne on meil selle hoovi koorimine. Kuna meil tuleb kogu aeg treilade pealt mulda siia territooriumile juurde. Muld hakkab meil suviti tolmama, tolm on ebameeldib, satub meie töökotta ja me otsustasime selle mulla siit pealt ära saada ja freespuru asemele tuua. Vahepeal paneme masina algasendisse. Nii. Kuidas nüüd siis automaatikat kasutada? Masina automaatika toimib siis, kui masinale tekib kiri auto. Kuidas masinale tekib kiri auto? Siin sellel saha juhtkangil on üks väike nupp, võetades seda. Tekib meil siia peale auto. Nüüd selleks, et automaatika tööle hakkaks, on vaja kahte asja. Esiteks tuleb sisse panna käik.
teiseks tuleb tööle panna automaatika. Kolmandaks, selleks, et automaatika saaks teada, et täpselt nüüd ma hakkangi tööle, on vaja korraks seda kangi alla liigutada. Ja sel juhul saak hakkab kohe otsima õiget kõrgust. Kohe teen kiire alla liigutuse. Saak kohe liikus alla, nägite. Korras. Nüüd on meil saak õigel kõrgusel. Aga mis see meile annab? Hetkel ta ei anna mitte midagi, sellepärast, et meil on kogu selle platsi kõrgus on umbes täpselt samasugune, mis ka sellel punktil, mis me mõõtsime. Ehk siis selles mõttes saak praegu ei korja mitte mingisugust materjali ja ei koori mitte midagi. Meil on vaja saaka mõni sentimeeter alla saada. Meil on vaja saaka nüüd mõni sentimeeter alla saada selle jaoks, et ta hakkaks mingisugust materjali koguma. Selle jaoks kasutatakse sellist asja nagu kõrguse seadepunkt. See on teada-tuntud offset tegelikult. Nii, siin on võimalik siis saaka liigutada allapoole või tegelikult projekti. Ja või siis kõrgemale, sõltuvalt sellest, mis teil täna täpselt teha on vaja. Et üks võimalus ongi vajutada siin selle keepsu ekraani peale ja siis siin valida. Teine võimalus, mis on hoopis tükis mugavam, on siin juhtkangi juures 2 nuppu ja need ongi offseti nupud. Ehk siis, kui ma vajutan näiteks nuppu alla, siis te näete, väärtus muutub. Vajutan nuppu üles, väärtus muutub. Ja seda sammu saab reguleerida. Niipea, kui ma seda nuppu vajutan, masin reageerib koheselt. Selles mõttes on mul võimalik operatiivselt masinaga ringi sõitmise ajal seda kõrgust muuta. See on hästi mugav. Näete, masinale tekkis selline kiri nagu päise lähtestamine. Mida see tegelikult tähendab, on see, et masin tahab teada, kummas suunas ma liigun, et mis suunas masin asub. Ja te näete praegu ka seda, et näete see saak ja masin on kuidagi imelikult üksteisega. Et mul ei ole esiteks saak mitte mingit pidi kaldus ja teist pidi on siin pool saaka nagu masina gabariitidest üldse väljas. Nüüd, milles see tekib? See tekib sellest, et masinal on ainult üks GPS-mast, ehk siis ainult ühe mastiga on vaja natuke edasi-tagasi liikuda, siis GPS logib, et okei, sa liikusid nüüd edasi, järelikult on sul saak ees. Nüüd, kui sa liikusid tagasi, järelikult on sul saak taga. Ekskavaatoritel näiteks sellist asja ei ole, kuna seal on 2 masti, siis saab ühe masti asukohta teise suhtes alati vaadata. Siin on ainult üks ja nad ei saa omavahel asukohti võrrelda. Nii, liigume huvi pärast natukene taha. Valet, korras. Aga hakkame siis koorima. Hetkel oleks mul tarvis näiteks, võtame 2 sentimeetrit. Koorime pealt maa. Paneme käigu sisse, automaatika. Ja sõidame. Sellise sõmera pinna peal, liiva peal, sama freespuru või siis muld. Siin on soovitatav sõita natukene kiiremini. Siis on pind tasasem. Nii, lükkasin materjali üles, hakkan tahapoole sõitma. Korraks liigutan seda juhtkangi tagasi ja masin hoiab oma sahve. Saab aru, et mina tahtsin nüüd tagasi liikuda, et minul on üks läbindamine tehtud ja nüüd ma näen teist pässidega. Hästi hea on, et kui sul on siin see tahavaate kaamera, ei pea oma kaela 2 korra keerama. Nii.
ma vaatan, mis seal on. Võib-olla alguses oleks võinud natuke rohkem materjali kaasa haarata, vajutame nuppu siin paremal, näete, nüüd koorin 4 sentimeetrit, käik sisse, sahk alla ja läksime. Nii, masinal on automaatikaga tegelikult veel üks äge funktsioon olemas ja see on see, et masin hoiab automaatikaga õiget kõrgust ka tagurpidi liikumist. Selle jaoks, et seda funktsiooni sisse lülitada, on meil siin offseti nuppude juures on üks teine nupp R. R tähendab reverse ehk siis tagurpidi. Nii, kui me vaatame R-i, siis siia auto juurde tekib see sama R. Nüüd kõik on täpselt sama, mis ka eespidi sõitmisega, ehk siis lükkame alguses sisse tagurpidi käigu, vajutame automaatika, vajutame R, et masin teab, et aha, ma liigun nüüd tagurpidi ja lükkame sama alla ja nüüd ta silub selle pinna ära, mis ma just tegin. Aga nüüd ilma edita lihtsalt edasi. Sisuliselt saab ringi sõita niimoodi, et juhtkangi üldse ei näpi. Vajutate tagurpidi käigu sisse, tõmbate kangi korraks tagasi, siis ta tõstab ise sama täiesti üles. Hästi. Midagi me korjasime, tahaks nagu veel natukene korjata, paneme veel rohkem alla, paneme mingi 7. Käik sisse, sahk alla, lätsi. Masinal on tegelikult muid tarku funktsioone ka. Üks nendest funktsioonidest, mida ma saan teile näidata siin ekraani peal, on pehme start. Mida pehme start tähendab, on see, et kui masin tahab oma sahka panna siia pinna juurde, siis teinekord, kui ta niimoodi plärts maha paneb, tavalistel 3D süsteemidel, siis ta läheb sellest pinnast läbi ja teeb siia sälgu. Ja siis seda sälku peab hiljem kuidagi parandama. Ja sellel masinal on välja mõeldud niisugune pehme stardi lahendus. Et siin ta meil on. Näete, see sama sujuv valgus on meil siin kirjas. Nii. Mis see sujuv valgus teeb? Et kui masin hakkab liikuma ja automaatika sisse paneme, siis see tera liigub selle sihttasapinnani umbes 30 sentimeetri jooksul. Ehk siis ta ei lähe kohe niimoodi plärts alla ja siis hakkab lükkama, vaid ta liigub niimoodi aeglaselt ilusti oma sihttasapinna suunda. Seda on võimalik ka näha tegelikult. Nii, teeme katsetuse. Paneme siia 0, et ei ole mingisuguseid offsete või asju. Lükkame käigu sisse, paneme automaatika peale, natukene sirgendame seda sahka. Nüüd idee on selles, et peaks nägema, et kui ma selle automaatika siin saha nüüd alla lükkan, siis jääb natukene ruumi. Näete, ta ei läinud lõpuni maha, ta jättis mingisugune äkki 5 sentimeetrit pinnani jättis ruumi. Nüüd siis, näete, ekraani pealt näitab mul täpselt samamoodi, et mul on vaja veel alla minna 7-8 sentimeetrit. Nii. Ja siis hakkan sõitma. Ja mingisugust jõnksu sisse ei tule. Loodan, et ma saan näidata ühte parimat funktsiooni, mis tal on üldse. Ja see on siis automaatne koormuse jälgimine ja automaatne saha tõstmine.
idee on nüüd selles, et masin kogu aeg jälgib, et kas ta liigub hästi edasi ja kas tema koormus on liikumiskiirusega kuidagi tasakaalus. Juhul, kui ta ei ole tasakaalus, ehk siis koormus on suur, aga masin ei liigu absoluutselt edasi, siis masin saab aru, et tegelikult on liiga palju materjali saha ees ja ma ei jõua seda lükata. Nüüd selle jaoks, et vältida sellist paigal ringi käimist, see lõhub pinda, see kulutab masinat. Selleks, et vältida sellist olukorda, automaatika hakkab ise sahka tõstma. Just seda ma loodan näidata. Jätab alguses 5 senti vahet, peale seda viimased 5 senti ja niimoodi saabki rahulikult. Liiga raske, tõstame, liiga raske, tõstame. Liiga raske, tõstame, liiga raske, tõstame, nii.